Vene hävitajate sisenemine Eesti õhuruumi tõi teravalt fookusesse meie õhukaitse. Seda teemat võib käsitleda kahte moodi. Klaas on kas pooltühi või ikkagi pooltäis. Financial Times kirjutas nii: NATO õhukaitses tervikuna on vaid 5% vajalikust olemas. Analüütikute seas ringleb veelgi häirivam arv. Euroopa õhukaitses on puudu praegu 400% võimsusi. 400, siis 4 korda 100%. Mida see iganes tähendab? Täistund uurib täna mündi teist poolt. Mis meie õhukaitses siiski juba olemas on? Selleks tuli sõita Prantsusmaale, et meie õhukaitse tugisambaid, võimsaid radareid oma silmaga näha. Eestis on nad mõistetavalt salastatusega ümbritsetud. Euroopa suurima radaritehnikat tootva firma Thales hangaaris on ülikallid ja targad süsteemid, kõik meie ees. Selle radariga, mil endal otse kui silmi ei olegi, saab Eesti silmad kuni 500 kilomeetri kaugusele, nii et näeme kaugele Venemaa sisse ja kohale. What you see, this flat panel, that is the eye of the radar. There the transmission comes out of and it's received again. So when countries are buying those radars, for example, this one, what do they get for their defense? Really, they get the best possible surveillance, especially when targets are trying to hide, you will still see them. And also when there are hostile actions like jamming, all these systems are designed to counter all of this. Tallinnas Kaitseinvesteeringute Keskuses, mis meile radareid hangib, näidatakse kaardilt, kui selge pilgu nad annavad. Me näeme sellega vastase lennukeid, koptereid ja see annab meile siis nagu sükust eelhoiatust suurte ohtude osas. Näeme, mis toimub siin lähemal Vene õhuruumis, mis toimub Läänemere kohal ja see annab meile hea indikatsiooni, mis siis toimub kõrgemates kihtides. Radareid on 3 tüüpi: kaugmaa, keskmaa ja lühimaa. Igaüks neist omamoodi ka teadus ja tehnika ime. Huvitav, et see radar suudab 360 kraadi pöörde teha vaid 1 sekundiga. It is actually a science project. That's why I'm a physicist. For me, this is fun to work here. So every part of science comes in, from mechanics to software to physics. Viimase aja suurim väljakutse radariteadlastele on neile võimsatele masinatele õpetamine, kuidas tuvastada droone. Väikeste lendavate objektide nägemiseks arendatakse ülitundlikke radariantenne täiesti helikindlates ruumides. These radars have to detect drones and distinguish them from moving trees or birds, and that can only be done if the measurement is as perfect as we can get it. Just droonidest, mida mitte eriti kauges minevikus vaadati pigem kui mänguasju, võimalust õhust pilte teha, on saanud praeguse aja sõja üks kõige ohtlikum relv. Kui me vaatame Ukraina sõda, siis igal öösel Venemaa ründab Ukraina mitme 100 drooniga ja veel võib-olla 10 aastat tagasi see ei olnudki teema, aga nüüd on ta aina rohkem ja rohkem päevakorras. Kolonel Karu õhuväe staabiülema sõnul on meil juba võimekus droonide vastu astuda, kuid see peab muidugi oluliselt kasvama. Jah, Eestis on praegu meil lühima õhukaitsesüsteemid kasutuses. Kuulipildujate meeskondi saab kasutada, nii et võime on, aga kindlasti ta lähiajal peab arenema ja on arenemas. Viimaste nädalate teema on meie ja kogu NATO idapiirile droonimüüri rajamine. Visuaalselt võiks seda ette kujutada nii. Muidugi, mingisugusest reaalsest seinast me ei räägi, ütleb õhuväe endine juht, brigaadikindral Jaak Tarjen. Ta kujutaks endast paljude sensorite kombinatsiooni ja siis paljude droonide kahjutuks tegemise meetodite kombinatsiooni. Eesmärk on, et võimalikult vähe ressursse kulutades võimalikult paindlikult saaks vastavaid vaenlase droone alla tuua.
Uue kaitse arendamise muudab kõige keerukamaks ehk see, et teadlased, tehnikud, sõjaväelased peavad sõna otseses mõttes ajaga võidu jooksma. See jooniti alla ka meie peamises kaitse- ja välispoliitika mõttekojas, rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses Euroopa õhukaitse kohta valminud analüüsis. And one of the issues is that what we have today will be obsolete in 6 months' time. That is pretty frightening. What we procure now in 6 months' time, it could be obsolete almost. Sure, and maybe even less than 6 months. Well, this is what we see in Ukraine. I mean, they have a very innovative procurement system. Õhukaitse on kompleksne. Ohtude avastamine radaritega on selle esimene osa. Järgmine aste, õhutõrje, teisisõnu ohuallikate allatulistamine, kahjutuks tegemine. Mis meil selleks olemas on? 23 mm õhutõrjekahurid on olemas. Meil on olemas raske kuulipildujad õhusihikutega. Siis on meil hangitud Mistral raketisüsteem, millega saab lasta koptereid, lennukeid. Viimane asi, mis hangiti, on õlalt lastav lühimaa õhutõrje raketisüsteem. Ka droone saab põhimõtteliselt lasta nendega. Suur ja oluline lisa meie õhukaitsesse jõuab kohale tuleval aastal Saksamaalt. Iris-T. See süsteem tagab, et 10 kilomeetrite raadiuses suudame vastase lennukid, kopterid ja tiibraketid alla lasta. Et see oleks pöördeline areng tuleval aastal siis, kui see süsteem saabub? Jah, see annaks uue võimekuse Eestile iseseisvalt käituda. Nüüd jõuame õhukaitsepildi visandamisega ka taevasse. Juba siis, kui NATOsse astusime 2004. aastal, langetati otsus, et Eesti ja meie lõunanaabrid ise hävituslennukeid hankima ei hakka. See oleks liiga kulukas, ütleb Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuulit Tuneton. Fakt on see, et liitlastele me jääme alati toetuma hävitajate näol, et Eestil kindlasti hävitajate muretsemise ja hankimise plaan ei ole. See käiks meile selgelt üle jõu. Ja see on liiga kulukas. Vaadatakse tihti seda soetusmaksumust, aga lennutunni selline keskmine hind tuleb sinna 50 000 euro kanti. Aga nüüd, kui on viimase 2 aasta jooksul NATOga liitunud Soome ja Rootsi, seavad hoopis uued võimalused meie õhuruumi kaitseks. Sest Soomel ja Rootsil on hävitajad? Ka Soomel ja Rootsil endal on hävitajad ja nüüd on nende õhuruum, NATO õhuruum, mis kriisi või sõja korral on siis NATO jaoks kasutada. Kuid Eestil on siiski olemas ka oma sõjalennukid. Meil on näituseks 2 M28 tüüpi lennukid, mis annavad meile eelhoiatust. Et Eestil on 2 oma õhukaitselennukit? No palju on öelda õhukaitselennuk, aga ütleme niimoodi, et eelhoiatussüsteemid. Eestil on omad lendurid, sõjaväelendurid ka? Jaa, Eestis on omad piloodid ja näituseks Kaitseväe Akadeemias on lausa piloodi järjela, kus on väga suur konkurss muideks. Liitlaste peamine missioon Eesti õhus on olnud õhuturve. Nüüd kuuleme, et see peaks muutuma õhukaitseks. Mis muutuks? Õhuturbe missioon on rahuaja missioon. Et rahuajal liitlaste hävitajad lendavad siin õhuruumis ringi ja vaatavad, et põhimõtteliselt ei ole meie õhuruumi sissetungjaid ja eskordivad nad siit õhuruumist välja. Õhukaitse tähendab ikkagi NATO mõistest konkreetselt sõjaaja ülesannet, et sõjaolukorras, et milliseid me meetmeid siis me põhimõtteliselt vastase aktiivseks mahavõtmiseks teeme. Aga praegu me räägime sellest, et õhuturve tuleks muuta õhukaitseks. Jah, et läheneme ikkagi sõjale. Ma arvan, et tähendab, me otseselt ise ei taotle seda, et me läheksime NATO tänaste mõistete mõttes üle õhukaitsele. Küll me taotleme seda, et me õhukaitseoperatsiooni teatuid elemente võtaksime nüüd rahuajal kasutusse. Ja siis oleks käsk tulistage võib-olla tõenäolisem. No täpne protseduurika, see läheb salastatud valdkonda, aga kirjeldaksin seda nii, et kui sellised
protseduurid vastu võetakse, kindlasti neid ka siis avalikult kommunikeeritakse, Venemaad hoiatatakse, et siis selline käsu andmine on tõenäolisem kui praegu. Intrigeeriv mõte, kas väikese Eesti kohale oleks võimalik luua ka täielikult meid kaitsev kilp, nagu Iisraeli Iron Dome? See raketikaitsekilp on muidugi teema, mis huvitaks igat Eesti kodanikku. Aga praegu ma arvan, et see, et kas Eesti õhuruum ja territoorium saab olema 100% kaitstud, see ütleme, et võibki jääda unistuseks, sellepärast et selle kaitstuse maksumus lihtsalt on niivõrd kõrge, et ei ole päris kindel, et me suudame seda endale või et meil oleks võimalus seda endale võimaldada. Aga hingerahustuseks, kui suures mahus me suudaksime ennast kaitsta? 80%? 80% ulatuses ilmselt oleks ikkagi jah, et see võiks olla see laiem eesmärk. Üks aspekt on kogu õhukaitse temaatika juures veel meie kodanike teavitamine võimalikest ohtudest, et saaksime varjuda. Ehkki nagu täistund kevadel näitas, päris tugevaid varjendeid meil Eestis veel peaaegu polegi. Rahu ajal meil ei olegi vaja otseselt sellega tegelda, aga kuna sellel parkimismajal on ka omanik, siis see on tegelikult omaniku ülesanne ohu tõustes need probleemid ära siis likvideerida, kas sinna pannakse liivakottidest sellised konstruktsioonid ette, tehakse muid lahendusi, et see oht miinimumini viia. Ja see, et nagu varjendeid kõikidel inimestel ei ole, siis see ei tähenda seda, et varjuda ei saa. Alati saab minna oma maja keldrisse, ruumidesse, kus ei ole aknaid. Nii et ka Eesti puhul ei saa väita, et kui rünnak hakkaks peale, et oleme kõik juba nii-öelda surmale määratud. Ei, muidugi mitte. Kindlasti seda positiivsemat tooni rõhutada, et esiteks meil see julgeoleku või ohuhinnang ei ole muutunud, et lähima paari aasta jooksul ju luure meile ütleb, et otsene sõjaoht praegu puudub Eestile. Täistund saab vaatajatelt ka kirju, mina isiklikult, et miks ometi teisipäeva õhtul järjekordne sõjateemaline lugu, et külvame nii ise siin hirmu. Toimetus näeb asju vastupidiselt. Hingerahu pigem suureneb, kui oleme asjadega kursis. Selle kohta on isegi termin olemas, olukorra teadlikkus. Meie Eesti kaitsesuunistes seisab, et peame koos liitlastega looma usutava heidutuse ja kaitsevägi peab suutma vastast mõjutada juba enne Eesti territooriumile jõudmist. Õhukaitse edasine tugevdamine, mis on riiklik prioriteet, mängib siin väga olulist rolli.